see on küll naljakas fenomen, et mõtle, et sa istud nagu üksi toas ja tunned, et sa oled üksi. Nagu me kõik siin maailmas, eks ju. Suurem osa ajast sügaval tunneme, et kõik elavad oma elu oma peas ja meie ka ja oleme siin, ma ei tea, surma, sünni ja karma tsüklis. Möllame. Üritame olelusvõitluses ellu jääda ja siis järsku on uksele koputus. Teed ukse lahti, vaatad, mine pekki nagu. Tunnen nagu mingi vana tuttav, vana sõber, aga täpselt ei mäleta selline. Tule edasi, palun, tulge edasi ja selline särav, ilus, alandlik, selline kuulab sind nagu huviga, eks ju siis. Nagu vana mingi kadunud sugulane, eks ju, keda sa lapsepõlves mäletad, et ta oli nii hea ja hoolitsema ära oled unustanud. Siis ta on sinuga samas ruumis ja siis saad aru, et ta on tegelikult kogu aeg olnud selles ruumis. Ehk siis hing, sinu olemus ja siis ülihing, pühavõim, paramatma. Et Jumala tähelepanu, Jumala teadvus on kogu oma loome igas punktis kogu aeg, 100%. Nagu sina tunnetad oma keha, varba otsa ja kõrva ja ükskõik mis osa, siis Jumal ka samamoodi, meie tema lahutamatud osakesed, tunnetab kogu loomet, kuna kõik on lahutamata temast, eks. Ütleme, et see on loomekeha, eks ju. Jumala loomekeha, materiaalne maailm ka isegi, materiaalsed elemendid ja kõik. Mis selle teadmisega teha? See on vapustavad head uudised, et keegi nii kõrge ja ilus ja see tõeline sõber ja tõeline armastav ülihing minu hinge kõrval, Jumal, on huvitatud, viisakas, alati kuulab ära, nüüd on ainult vaja siis ise maha rahuneda, rõõmustada, et mul on selline suur au ja tänu selle külalise ma saan aru, et mina ka olen igavene ja see külaline on nii huvitav ja mitmekesine ja selline käsitlematu ühtepidi selline saladuslik, mis teeb ka põnevaks temaga suhtlemise. Ja nii me siis ükskõik, kus me oleme üksi, me saame nagu mediteerida selle peale, et alati on kohal keegi kõrge, algne, puhas Jumala teadus, Jumal, kes vaatleb sind ja vaatab ja ootab ja et sellepärast need oma soovid ja oma need vibratsioonid ja luubid, need on ka inimlikud, aga mõnikord, kui sa suudad neid läbi rahuliku muusika või istud kuhugi rahulikult ilusasse hetke maha rahustada, siis vaadata, mis see külaline räägib, kes on kohal. Kõigepealt teda märgata, osata märgata. Siis osata tema sõnumit lugeda. Kas see tuleb seest kuidagi, mis ta seal päeva alguses, see meditatsioon, mida see Jumal sind, armas külaline, igavene sõber, mis ta sulle ütleb või räägib selle tuleva päeva kohta või mineviku või oleviku kohta. Juhendab sind, õnnistab sind, kuulab sind, samal ajal kuulab selles mõttes, ta teab su igat karjundit, eks ju. Kõige kvaliteetsema ja hingega seotud asjad ainult võtab üles üle anda kas ütleb niimoodi, okei, mine proovi ära, eks saa oma reha ära. Siis pärast jälle ta suudad jälle keskenduda, aru saada, et ta on sinu ühes ruumis, siis ta räägib suga edasi, ütleb, näed. Ta räägib läbi pühakirjade, läbi kõikide elusolendite, kui me nendele kohale ei jõua, läbi olukordade. Seesama imeline külaline, kes on kogu aeg istunud meiega, meie vaimutoas